arhitektidele meeldib pisut irooniliselt kasutada ingliskeelset terminit crowdwash. Sellega tähistatakse arhitektuursete visualiseeringute mõõdutundetut inimfiguuridega ülekallamist. Õnnelikud inimesed värvilistel piltidel peavad muutma külma ja kõleda arhitektuuri emotsionaalselt soojemaks. Arhitektuurivõistluste puhul proovitakse seeläbi leida teed žürii ja eelkõige arendaja südamesse. Inimesed piltidel aitavad investoril sisestada endale, et küll mind ikka edu saadab, sest nii palju kasutajaid saab ju olema. Iseenesest pole ühe või teise koha atraktiivseks tegemine kuigi keeruline. Seda saab teha läbi hea keskkonnadisaini ja eelkõige selle disaini rakendamiseks õige potentsiaalidega koha valiku. Saab isegi veel lihtsamalt, pakkudes tasuta või ka tasulist meelelahutuslikku programmi, on võimalik vaevatada ka kõige tuimem tänavalõik täita inimeste ja emotsioonidega. Nende mõlema variandi puhul on ühine see, et inimesed tõmmatakse sinna punkti kokku mujalt. Pilt siin selja taga on vägagi kõnekas. Tõstes pargilised tegevused tänavale, tühjenevad ümbritsevad pargid, hoolimata sellest, et pargipuude pakutav keskkond looks nii mõnegi tegevuse jaoks meeldivama keskkonna. Inimesi lihtsalt ei jätku kõikjale. Võitlus inimese pärast tihtipeale veel kahaneva rahvaarvu juures suurendab liikuvusprobleeme, läbi selle keskkonnaprobleeme ja suurendab oluliselt ühiskonna kulusid avaliku teenuse pakkumisel. Reeglina jääb selles võitluses kannatajaks vaesem ühiskonnakiht. On huvitav tõdeda, et ma ei ole viimase 10 aasta jooksul kohanud mitte ühtegi tõsisemat linnaruumi uuringut või raportit, mis linnatiheduse teemal ei peatuks ega prooviks kirjeldada optimaalsemat ruumi läbi selle. Tihedust, mis tagaks inimeste vaheliste võrgustike loopotentsiaali avanemise ning kvaliteetse avaliku ruumi ning erinevate liikumisvõimaluste kättesaadavuse, samas ühiskonnale taskukohase hinna eest. Aga lähme ajaloos pisut tagasi. 1647. aastal oli Pariis ligikaudu praeguse Tallinna suurune, 415 000 elanikku. Linn oli plaanilt kenasti ringikujuline. Naljaga pooleks võib ütelda, et täiesti kaasaegne 15 minuti linn. Elanikkonna tihedus kilomeetri kohta oli 96 000 inimest. Aastaks 2014 oli elanike arv kasvanud linnas 2,2 miljonini, kuid tihedus langenud samas circa 24 000 inimeseni ruutkilomeetril. Võrdluseks olgu siia lisatud ka tänane Tallinn, kus keskmine elanikkonna tihedus on circa 2800 inimest ruutkilomeetrile. Tihtipeale tuuakse linnade laiali valgumise ehk valglinnastumise peamise põhjusena autostumist. Pariisi näitel võime öelda, jah, liikuvuse paranemisel on siin küll roll, aga see tendents algas seal palju enne autosid, voorimeeste ja auruvedurite ajal. Suuremaks põhjuseks õrenemisel peetakse siiski elanikkonna elujärje paranemist ja üksikisiku poolt kasutatava ruumi suurenemist seeläbi. Selle iseloomustamiseks sobib suurepäraselt üks Hiina näide. Eks me kõik ole kuulnud ju Hiina linnade peadpööritavast kasvust. Vaadates numbreid lähemalt, näeme ka tegelikku põhjust. Näiteks aastal 1988 oli Tianjini linnas põrandapindala ühe elaniku kohta ainult 6,5 ruutmeetrit. Aastaks 2005 oli see näitaja tõusnud 25 ruutmeetri peale. Tuleme tagasi tiheduste juurde. Nagu mäletame, oli Tallinna elanikkonna tihedus circa 2800 inimest ruutkilomeetrile. Selle numbriga oleme väga lähedal USA-le ja Austraaliale, kus elanikkonna keskmiseks tiheduseks linnades on 2300.
Euroopa ja Jaapani linnade keskmiseks arvestatakse 6700 inimest. Hõreda linna probleemistikku kirjeldades toob ÜRO linnade jätkusuutlikkuse aruanne The Weight of the Cities suurepärase võrdluse Atlanta ja Barcelona vahel. Inimeste tihedus Atlantas on circa 1200 ja Barcelonas 32 900. Nende kahe võrdse elanike arvuga linnasisese transpordi, sealhulgas era- ja ühissõidukid, süsiniku jalajälg inimese kohta erineb omavahel 10,7 korda. Kulud transpordil on Atlantas 10 korda kõrgemad inimese kohta, samas kui sisemajanduse koguprodukt ruutkilomeetri kohta on Barcelonas omakorda kõrgem 15 korda. Arvudest paistab välja, kui palju on Atlanta kogukonnal keerulisem ja kulukam ülal pidada oma linna võrreldes Barcelona elanikega. Kui rikkad oleme meie? Lisaks inimeste tihedusele iseloomustab linna ruumilist mõõdet mõõtühik faar. See on lubatud ehitatava pinna ja maapinna omavaheline suhe. Nagu me varasemast nägime, ei ole samas inimeste tihedusel ja hoonestuse ruutmeetritel kunagi üks-ühes suhet. Heaolu kasvades kasutab inimene järjest suuremat pindala. Vastupidist liikumist vähema pinna poole kohtab üliharva, peamiselt sõdadega seonduvalt. See on tekitanud omapärase probleemi. Ajalooliselt tihe ja palju inimeste vahelisi sidemeid loov dünaamiline keskkond võib ühel hetkel osutuda väljasurnuks ja kõledaks paigaks. Tianjini näitel naabruskond, mis on olnud koduks 1000 inimesele, võib vaid mõne aastakümne pärast olla koduks vaid 250. See mõjutab otseselt nii pakutavate teenuste hulka kui kõige kättesaadavust. On autoreid, nagu näiteks Alain Bertot, kes oma raamatus Order Without the Design mängib mõttega, et faarpiirangud on oma aja sootuks ära elanud. Kui linnal lasta toimida elava organismina, siis paneb ta end ise paika, arvestades loodusest ja koolifüüsikast tuntud vähima mõju printsiipi. See tähendab, hoonestus sünnib seal, kus on selle tekkeks vajalikud eeldused. Inimesed, keskkond, omavahelist interaktsiooni võimaldavad liikumisvõimalused. Kõik kunstlikud piirangud tekitavad ainult väärastusi ja on lõppkokkuvõtteks ühiskonnale kulukad ning keskkonnavaenulikud. Artiklis In a City Far, Far Away toob Jason M. Burr veel väga otsekohaselt välja, et sellise vaba lähenemise mõned tulihingelisemad vastased on tavapäraselt linnaametnikud, kes ütlevad, et nii tekivad ummikud, vaja on pakkuda avalikku pinda, parandada linna õhukvaliteeti ja teha linn ilusamaks. Iga ametnik sealjuures täpselt ja ainult vastavalt oma silotornile ja hoolimata sealjuures konkreetse linna tihedusest, millest parasjagu jutt käib. Samas küsimusele, milline on siis see õige piirang, sisuliselt põhjendatud vastust ei kõla, mitte kuskil. Burri sõnadega. Tõde on, et korrektsed arvutusmudelid alles ootavad väljatöötamist. Seniks saame teha järeldusi vaadeldes ja võrreldes erinevate linnakeskkondade toimimist, sealhulgas majanduslikku toimivust. Oma teadustöös Analyzing Building Height Restrictions, Predicted Impacts and Welfare Cost toovad Brückner ja Bertot rohkete näidete varal välja, et kõik piirangud faarile siin me oleme liikunud natuke tagasi. Nii. Toovad paratamatult endaga kaasa valglinnastumise ja faari suurenemise nii-öelda põlluarendustes. Sel viisil põhjustatakse linnade jätkuvat suurenemist, mis omakorda toob kaasa rohkem liiklust ning suuremaid ummikuid. Seega, kõik liiklusest tulenevad piirangud hoonestuse tihedusele mitte ei vähenda probleeme, vaid paradoksaalsel kombel hoopis suurendavad neid. Professor Brückner hoiatab, linna- ja transpordiplaneerijad peaksid olema väga ettevaatlikud selles, mida nad soovivad. Tsiteerin, faarpiirangud vähendavad eluasemete pakkumist, tõstavad hindu ja paratamatult viivad pikema pendelrändeni.
Kui ei ole just väga-väga head põhjust piiranguteks, on tulemuseks igal juhul kaotus linnaelanike jaoks. Ütlen kohe ära, et kõigile nendele väidetele on ka tulihingelisi vastaseid, mida võib samuti kirjandusest leida, ehk et olgu nende väljaütlemistega nagu on, aga ühes tunduvad erinevad autorid olema enam-vähem konsensusel. Tagamaks optimaalset inimeste tihedust linnaruumis tuleb ühiskonna järjest paranevat heaolu arvestades suurendada ka hoonestuse tihedust. Linlik tihedus algab tänapäeval circa faar 2,4 juures. Amsterdam, mis jääb alla selle, otsib täna aktiivselt võimalusi tiheduse tõstmiseks. Tihedused 1,3 kuni 1,6 on iseloomulikud äärelinnas paiknevatele aedlinnadele, kus keegi ei ootagi linlikku infrastruktuuri ning koe teket. Illustreerimaks neid kuivi numbreid siin, võtsin ette 2 tuntud Tallinna kvartalit. Üks nendest on Draamateatri vastas Vanalinnas ja teine Pätsiaegne Pärnu maantee ja Roosikrantsi vaheline lõik. Tulemuseks sain faar 2,8 ja 2,4. Seal on meil linn olemas. Kuidas siis ikkagi rohepööret teostada ja ühiskonnale rakenduva kulubaasi vähendamiseks juba eksisteerivat linna reorganiseerida, näiteks Tallinna? Olgu kohe öeldud, et mitte kusagil ei toetata tihendamist rohekeskkonna ja eriti veel terviklike rohevööndite arvelt. Pigem vastupidi. Ka rohelust proovitakse igat võimalust kasutades suurendada. Tihedus vajab enda kõrvale mõtestatud tühjust. Üldine konsensus laieneb ka ajaloolisele pärandile ja väljakujunenud keskkondadele, nagu meil on Kalamaja või Lilleküla. Tihendamine ei saa toimuda avaliku ruumi tunnetusliku kvaliteedi arvelt, mis tähendab muu hulgas, et hoonestuskavade põhjendamisesse tuleb järjest enam kaasata ka kliimamudeleid. Tuleb välja selgitada ja proovida eos minimeerida tuulekoridorid, küsida, kuhu langeb kõrgema maja vari, millised on muutused bioklimaatilises linlikus koes. Erinevad autorid pakuvad tihendamiseks välja mitmeid lahendusi. Täpne valik nende vahel on alati linna peaarhitekti või planeerimisspetsialistide kaalutlusotsus. Neist esimestest on üldlevinud jalgsi läbitava kesklinna maksimaalne tugevdamine ja teiseks kompaktsete artikuleeritud linlike sõlmpunktide tiheduse tõstmine koos neist aladest välja jäävate piirkondade tihenemise jõulise peatamisega. Ehk tihenemine saab käia käsikäes tiheduse tõusu peatamisega. Esimese punkti osas on Tallinnas ootamatult palju võimalusi. Me ei pea Amsterdami kombel asuma olemasolevat struktuuri tihendama, vaid saame tegeleda erinevate ajalooarmide silumisega, kasutada selleks endiste sõjaväealade ja erinevate mahajäetud tehaste territooriumite pakutavaid avaraid võimalusi. Positiivsena torkab siinjuures silma, et enamasti on need alad ühistranspordivõrgustikuga juba täna keskmisest paremini ühendatud. Tõsiselt tasuks nendel territooriumitel paberil vähemasti läbi mängida ka klassikaline euroopaliku linnatihedus faar 3,0 kuni 3,2. Valglinnastumine tuleb Tallinnas peatada. Taustal oleval pildil olev valge ring on läbimõõdult sama, mille joonistasin Pariisi 1637. aasta plaanile. Selle ringi sisse mahtus Pariisis kogu tänane Tallinna elanikkond. See ring on jalgsi läbitav maksimaalselt tunni jooksul, rattaga läbib selle alla poole tunni. Sõlmpunktid. Tallinna puhul siis sellised, nagu me tõenäoliselt kõik ilmselt aimame. Sõlmpunktide struktuuri ühe suurima eduloona tuuakse tavapäraselt välja Kopenhaagen Taanis. Selle võtmeks on meie aegruumilist käsitlust muutev kiire ühiskondlik transport. Sama me kuulsime, mida planeeritakse ka Vanda ja Helsingi vahel. Ajaliselt mõõdetuna saab teineteisest suhteliselt kaugel paiknevaid naabruskondi lugeda kompaktselt paiknevaks, kui nende vahel on kiire ja sujuv ühistransport. Kopenhaagen tutvustas oma kätt ja sõrmi meenutavat jõulist struktuurplaani
juba aastal 1947 ning on seda siiani jõuliselt ellu viimas. Transpordikoridoride ja peatuste lähedusse planeeritakse teadlikult tihe linnaruum. Sõrmede vahel, kus ühistranspordi peatused jäävad kaugemale, laiuvad rohealad ja aedlinnad. Tulemuseks on mitmetasandiline süsteem, mis võimaldab väga erinevaid kasutus- ja liikuvusmustreid. Täna räägitakse erinevate parteide poolt plakatitel 15 minuti linnast. See on väga hea. Samas, ilma mõistmata, et selline struktuur saab eksisteerida vaid juhul, kui luuakse vastavad strukturaalsed eeldused tiheduse ja kiire ühistranspordi näol, on see loosung vaid tühipaljas õhu võngutamine. Kokkuvõtvalt, kui saaksin soovitada üht, mis aitaks kaasa rohepöördele, looks eeldused 15 minuti linna sünniks ja nii edasi, siis tihendage linna. Muutke seda kompaktsemaks, nii füüsiliselt kui ajaliselt mõõdetuna. Linnaarhitektid, kõik linlikes keskustes paiknevad brownfieldid ehk tööstusalade arendused, mis tulevad arutlusele ja kus tihedus on alla 2,4, saatke tagasi ja laske väga põhjalikult põhjendada, miks soovitakse luua hõredamat keskkonda kui 100 aastat tagasi. Tänan teid, kes olete seda juba teinud. Tean, et siin neid on. Tänan.